Me tulime täna välja, et võrrelda sõiduki peatumisteekonda erinevates oludes, erinevate seisunditasemetega teedel ja seda ka erinevatel kiirustel. Proovime pidama saada kiirusel 100 km tunnis, mis küll ei ole lubatud, kuid paraku millega päris tihti sõidetakse. Teeme katsed ka sõidukiirustel 90 km tunnis ja 70 km tunnis. Ning seda siis nii kõrgema, keskmise kui ka madalama seisunditasemega teedel. Kasutame selleks sõiduautot, millel on all uued naastrehvid. Katsete tulemuseks on pidurdusteekonna pikkus erinevatel kiirustel. Tavaoludes tuleb arvestada, et pidurdusteekonnale lisandub reageerimisteekond ehk siis maa, mille auto läbib ohu märkamisest pidurpedaalile vajutamisel. Näiteks 90 km tunnikiiruse juures läbib sõiduk juhi reageerimiseks kuluva 1 sekundi jooksul 25 meetrit. Kõrgemal seisunditasemel on riigi põhimaanteed ning suurema liiklusega tugi- ning kõrvalmaanteed. Nende teede pind hoitakse talvel stabiilsetes ilmaoludes lume- ja jäävaba. Kiirusel 70 km tunnis saime katse tulemusena pidurdusteekonna pikkuseks 34 meetrit. Kiirusel 90 km tunnis aga 51 meetrit ning kohas, kus 70-ga sõitnud auto juba seisis, oli kiirus veel 58 km tunnis ja peatumiseni kulus 17 meetrit. Kui sõita 10 km tunnis lubatust kiiremini ehk 100 km tunnis, siis kulub seisma jäämiseks 67 meetrit ning kohas, kus 90-ga sõitnud auto peatus, oli kiirus 58 km tunnis ning täielikuks peatumiseks kulus veel 16 meetrit. Seal, kus 70 km tunnis liikunud auto jäi seisma, oli 100-ga sõites kiirus 80 km tunnis ning auto jäi seisma alles 50 meetri pärast. Keskmise seisunditasemega teedel tehakse küll regulaarset libedustõrjet, kuid eesmärgiks ei ole sõidujälgede lume- ja jäävabana hoidmine. Sellised on enamik tugimaanteid ning osa suure liiklusega kõrvalmaanteid. Kiirusel 70 km tunnis oli pidurdusteekond 45 meetrit ja lubatud maksimumkiirusel 77 meetrit. Kohas, kus 70-ga seisma jäime, oli 90-ga liikudes auto kiirus veel 60 km tunnis ja peatumiseni jäi 32 meetrit. 100-kilomeetrise tunnikiiruse pealt pidama saamiseks lisandus sellele veel 19 meetrit. Madalamal seisunditasemel piirdub talihooldus vaid lume lükkamisega. Libedustõrjet tehakse vajadusel ohtlikes kohtades ning sellised on suurem osa väiksema liiklusega teid. Lumisel teel kiirusega 70 km tunnis sõites saime pidurdusteekonnaks 51 meetrit. Kiirusel 90 km tunnis oli pidurdusteekond 87 meetrit. Seal, kus 70-ga sõites auto seisma jäi, oli kiirus veel 59 km tunnis ning seisma jäämiseni kulus 36 meetrit. 100-ga sõites oli pidurdamisel läbitud maa 2 korda pikem kui kiirusel 70 km tunnis ning kohas, kus 70-ga seisma jäime, oli auto kiirus veel 72 km tunnis. Seega pidurdusteekond sõltub nii kiirusest kui teekatte seisundist. Kui kõrgema seisunditasemega teel lubatud maksimumkiirusega sõites on pidurdusteekonna pikkuseks circa 50 meetrit, siis sama tulemuse saamiseks keskmise seisunditasemega teel ei tohiks kiirus olla suurem kui 75 km tunnis ja madalamal mitte üle 65 km tunnis.